Tere kuulajad-vaatajad, minu nimi on Tanel Reivits ja see on siis jätkuvideo seeriast laenud ja võlasuhted. Kui esimeses videos ma rääkisin taustauuringu teostamisest, siis nüüd läheme sellega edasi ja tänase video teema on siis olukord, kus te olete juba laenulepingu ära sõlminud või muu mingisuguses lepingu olete ära sõlminud ja teie olete siis see pool, kellel tekib lepingu vastaspoole suhtes rahaline nõue. Ja täna arutamegi siis mõningad teemad, praktikad ja probleemid sel teemal lahti. Esmalt tahaks nüüd öelda, et enne kui te olete jõudnud faasi, kus teil on siis lepingulises suhtes tekkinud raskused, eelneb sellele ilmselgelt lepingu sõlmimine. Lepingu sõlmimisel ma pikalt ei peatu, selle kohta on eraldi video, kui tänane räägitu puudutab siis mitte üksnes laenusuhteid. Ja alustame nüüd siis kõige olulisemast. Kõige olulisemaks pean mina kindlasti oma praktika põhjal seda, et kui on siis mis tahes lepinguline suhe teil muutunud konfliktseks, teil vastaspool väldib teid, rahad on maksmata ja on hakanud pihta probleemid, siis teate, kõige olulisem on see, et te asuksite inimesega kindlasti dialoogi. Ja äärmiselt oluline, ütleme tõesti lausa rusikareegel on see, et see suhtlus oleks võimalusel kirjalik. Mitte ma ei pea silmas, et te hakkate nüüd posti saatma teineteisele, vaid ikkagi tänapäeva digitaalsed vahendid võimalused, eks soovitaks alustada dialoogi e-posti teel, kindlasti Skype'i või Viberi või Facebooki või kas või sõnumite teel, mida iganes keegi kasutab. Ühesõnaga, oluline oleks, et kõigist teie alustatud dialoogidest ja vastaspoole vastustest oleks siis võimalikult palju maha jäämas, ütleme, niinimetatud kirjalikke jälgi. Ja miks see nagu oluline on? Ega ta on oluline sellisel praktilisel põhjusel, et kui te ei peaks saama, ütleme, omavahelistes dialoogides siis kokkuleppele, kuidas nüüd siis tekib probleemi lahendada ja teil tekib siis sundolukord, et te peaksitegi oma raha kättesaamiseks pöörduma kohtusse, siis teil on vaja kohtus tõestada seda, et mida te olete siis teinud, milliseid kokkuleppeid, võimalikke lahendusi te olete arutanud ja ka peamiselt oluline on ka seda tegelikult rõhutada, et vastaspoolele ehk siis ütleme selles olukorras võlglasele te olete andnud võimaluse asja omavaheliseks lahendamiseks kohtuväliselt. Ja kusjuures seesama lause, mis ma nüüd niimoodi sõnastasin, et seda on tegelikult, olekski hea, kui te ütleme oma nendes samades dialoogides rõhutate. Lugupeetud lepingu pool, ma soovin sinu või teiega siis küsimuse lahendada ennekõike kohtuväliselt. Ja kui on jutt, ütleme, rahalistest suhetes, üürileping, laenuleping, mingisugune järelmaksuleping, mis tahes muu siin nimetamata ja teil on tegemist siis, ütleme, kuumaksetega, eks ja teie lepingu pool on siis jätnud seal ühe kuumakse tasumata ja te hakkate siis nagu huvi tundma oma dialoogides selle vastu, et miks see maksmata on ja millal ta maksab ja võt seal on nagu äärmiselt oluline see dialoog algatada selliselt, et tuletate meelde, et tere, olen teiega sõlminud lepingu, vastavalt mis lepingu te olete sõlminud, kuupäeval see ja teine, vastavalt mis kuupäeval siis ja kirjeldate nagu natuke neid asjaolusid talle sellise, ütleme, sisemälu värskenduse mõttes, nimetage nii ja määrate talle siis uue tähtaja. Palun tekkinud võlgnevust asuda seal 3 päeva jooksul, 5 päeva, mis tahes päevade jooksul, see on teie enda otsustada. Teatud mõttes on see lepingulistes suhetes enesekaitse võimalus, et te esitate nõude või nõudeavalduse. Näiteks mailiga saates te võitegi panna asja pealkirjaks nõue. Siin on oluline praegu ka kohe toonitada seda, et näiteks seadusandja ei ütle, kui palju te peate siis andma sellist lisaaega, armuaega nii nimetatud, kui soovite. Et see on nagu kas lepingust tulenev, võib-olla te olete lepingus kokku leppinud, et lepingut ei saa enne üles öelda seal äkki 15 päeva möödudes, kui on võlgnevus eksisteerinud, et siin juhul peaksite vaatama lepingut. Või kui lepingus ei ole seda määratud, siis määrate ise oma kas või sisetunde kohaselt 3 päeva, 5 päeva, see on vaba valik. Ja kui siis selle 3 või 5 päeva möödudes, eks ei ole olukord muutunud, teil ei ole raha tasutud, siis soovitan kindlasti juba järgmise teate saata ja hoiatate, et te ütlete vastasel juhul lepingu üles.
Kui tegemist on sellise lepinguga, kus on siis järgnevad mitmesugused maksetähtajad, et 1 kuu, 2 kuu ja seal kuni lõpuni, eks jah. Ja sellisel juhul, kui see olukord ei parane, et teie teadetele ei reageerita, siis kindlasti peaksite esitama ka eraldi teate, lepingu ülesütlemise teade. Ja põhjendategi, et te ütlete lepingu üles seetõttu, et vastaspool on seda rikkunud maksedistsipliini tõttu ja teile ei ole raha tagastatud vaatamata hoiatustele leping üles öelda. See on päris oluline. Et kui te peaksite hiljem kohtulaua taha sattuma selles küsimuses, et siis te peate ka kohtule näitama, et te olete sellist kirjavahetust pidanud. Mida mina kasutan ka oma praktikas laialdaselt on see, et taolisi teateid, dialoogi te saadaksite alustavalt, esimese siis teatena võimalikult paljudesse, ütleme, võlgniku kontaktidele, igale poole, SMS-iga, e-postiga, Facebooki kaudu, Skype'i kaudu, kõik võimalikke pidi. Ja siis on teil nagu hea võimalus selle peale pärast appelleerida, et aga te olete igale poole võimalike teadolevatele kontaktidele saatnud teate. Ja kas siis võlgnik vastavalt vastab või mitte. Räägiks nüüd paari sõnaga sellest, kui võlgnik asub teiega dialoogi. Kurdab, et olen nüüd teate kätte saanud ja kurdab seal oma makseraskuseid, muid probleeme. Siis sellises olukorras, et kui ta teile nagu head lahendust ei paku, tundub, et hakkabki see asi nagu täitsa liiva kiskuma, siis mina soovitaks nagu küsida esimese võimalusega, et kas võlgnikul on võimalik kaasata kedagi käendama selle, ütleme, rahalise küsimuse lahendamist või on tal pakkuda välja mingisugune tagatis. Et need on nagu 2 sellist olulist aspekti, kuidas te saaksite oma riski hajutada. Kas siis, et teile tuuakse tagatis. Tagatiseks on ka teise inimese käendus, aga käenduse juures, kui te soovite nüüd käendus sõlmida, siis seal on hästi oluline asjaolu nüüd meelde jätta. Käendaja peab allkirjastama lepingu, mille kohaselt on märgitud, kui suures summas tema võlgniku kohustus siis käendab. See on hästi oluline. Et kui te selle jätate märkimata, et millise summa ulatuses käendaja siis võlgniku käendab või abistab, siis lihtsamalt öeldes, eks siis võib käendusleping osutuda õigustühiseks suure tõenäosusega. Et siin järgi seda, see on päris oluline põhimõte. Selle sama sugu tuleks tagasi selle enne nimetatud mõtte juurde, et miks see kirjalik dialoog just oluline on. Ongi oluline selleks, et 2 asja. Te olete andnud inimesele võimaluse asi lahendada omavaheliselt ja teine, et kui pärast tekib vaidlus, et millistes tingimustes siis seal dialoogis näiteks kokku lepiti, kas te muutsite kuupäevi või seal summad, mis iganes kokkulepet te teete, et pärast suudate tõendada. Me leppisime võlgnikuga kokku selles, teises või kolmandas. Ja minu öeldu on tõendatud näiteks maili vahetusega, Facebooki dialoogidega ja nii edasi. Isiklikust praktikast ütlen, et kohtumenetlustes loeb väga palju mis tahes selline omavaheline sõnumivahetus, olgu see mis tahes kujul. Aga kui te näiteks teete suuliselt seda, lihtsalt helistate võlgnikule, peate seal läbirääkimisi, muudate kuupäevi, teete uusi kokkuleppeid ja ikkagi peale selle järgselt võlgnik teile midagi ei tasu ja teil ikkagi asi läheb kohtusse ja teil ei ole võimalik siis omi väiteid nagu tõendada, kui see lihtsalt jääbki selle juurde. Et tegite suuliselt mingisugune kokkuleppe, aga võrreldes sellega, kui teil on siis kirjalik sõnumivahetus, siis te saate kõike edukalt tõendada, mida te siis kokku leppisite. Et nendes asjades tuleb olla täpne, mida täpsem on teie dialoog konkreetsem ja eriti oluline on ka täpsed tähtajad kuupäeva täpsusega määratleda, siis seda suurem edu teid sellises vaidluses hiljem tõenäoliselt saadab. Ja selliste mõtetega ma täna lõpetan ja järgmises osas me räägime siis konkreetsemalt juba uutest teemadest. Tänan kuulamast!